Täna räägime ja vaatame, kuidas on võimalik droone metsanduses kasutada. Ja siin välja toodud kaks sellist mudelit, üks on siis Phantom ja teine on Mavic 2 Zoom, mida oleme ise kasutanud väga edukalt. Aga enne seda, kui me kasutamisest räägime, tahan öelda seda, et kõigepealt peaks seadmeid transportima spetsiaalsetes kas kohvrites või kottides, et nad viga ei saaks. Iga kord enne lennu peale minekut või lendama asumist tuleb jälgida, et tiivikud oleksid korrektselt korras, et ei oleks vigastatud, et ei oleks kukkumisi ega selliseid muljumise jälgi, et lennumasinad oleksid korrektselt korras. Jälgima, et akud oleksid kindlasti täis. Ja seejärel võib nii-öelda lendama asuda, aga nüüd peab jälgima veel seda, et paljudes kohtades ei või drooniga lennata. Ja hästi kasulik on kõigepealt teada saada, mismoodi drooniga üldse lennata võib. Ehk siis Transpordiameti kodulehelt peaks igaüks siis järgi vaatama ja vajadusel tegema ühekordse lennuloa. Ja miks üldse metsanduses peaks droone kasutama? On väga lihtne põhjus. Ta vähendab kindlasti jalavaeva ja kiirendab tööde ülevaatamist. Ja täna proovimegi seda kõike vaadata, et eks te saate ise hinnata, kui hästi see meil siis välja tuleb. Kui pult on valitud selline, kuhu tahvel vahele käib, siis tegelikult on väga hea programm, selline e-mets, kus on võimalik drooni lennu ajal ka kuvada eraldise digitaalset kihti alla ortofotole või peale ja siis on palju mugavam tuvastada nii-öelda eraldisi ja saada aru, et kas tööd ja tegemised on eraldise piires tehtud või siis mitte. Siin on näha nüüd lageraiala seemne säilikpuudega ja sellel lageraie objektil on veel materjal metsast välja viimata. On nii raidmehunnikud kui siis materjal ilusti kenasti hunnikusse pandud ja siit saab ülevaate, et kuidas nad paiknevad ja saab planeerida siis kokkuvedu. Siin on ka masinad veel näha, on arvester vasakul nurgas ja forwarder siin kenasti on seemnesäilikuid kohati grupiti jäetud, et sealpool ka. Ja siis on näha siin selline looduslik oja, mida õnneks ei ole eriti lõhutud, et on üsna hästi säilinud. Sellel objektil on ka näha, et sortiment on ilusasti välja viidud. Siin on näha ka, kuhu on tekkinud seda pinnase kahjustust, mida siis peab jälgima siis kas maapinna ettevalmistamisel või loodusliku uuendusele jätmisel. Maapinna ettevalmistamine on väga hästi jälgitav õhust, ka ortofotodelt on see aastaid nähtav. Ja siin on väga selgesti näha, et vagude põhjas on kohati vesi peal ja pinnas on nii palju siis külje peale tõstetud ja seal on looduslik uuendus tärganud. Et väga hästi selline sigri-migri ongi maapinna ettevalmistamine ja siin kohe kõrval on ka maaparandusobjekt, 2 kraavi, mis on kenasti hooldatud ja peale raiet raidmetest tühjad. Siin on küll natukene tormiheidet ja ladvad olid kraavis, aga midagi ummistust pole tekkinud ja selles mõttes on kõik korras.
Ja siin on tegelikult näha ka väga hästi voolunõvad, mille kaudu siis juhitakse liigvesi ära. Siin on neid väga palju tehtud ja siin paremal pool on väga ilusasti säilitatud loodusliku kujuga selline kraavikene. Ja need on väga väärtuslikud ja need tasubki sellisena hoida, et ei tohiks sirgeks kaevata. Drooniga on selles mõttes hea, et kui mingisuguse nurga all väga hästi ei näe, siis tegelikult saab sellise väikse tiiru objektile peale teha ja vaadata seda objekti siis natukene teise nurga alt või siis kui vaja, siis ka isegi korraks droon seisma jätta. Et siin kraavidest üle sõites nägime, et kui ei ole ka kopratamme ega mingisuguseid voolavee takistusi, jälle voolunõvad ja kraavisüsteem selline looduslik on väga ilus vaadata. Siin on jälle näha selline rekonstrueeritud kraavikene, väga hästi nähtav, mismoodi kõik siin. Vasakul pool tuleb truubitoru, ilusasti nähtav. Põhimõtteliselt ei ole vaja kogu seda maaparandussüsteemi läbi käia jala, vaid drooniga on väga hästi jälgitav. Saab vaadata ära kõik sellised tööd ja tegemised, mida sellel objektil siis vaja teha oli. Metsauuenduse hooldamise juures on väga tähtis, et saaksid siis puutaimed, männid konkreetsel juhul vabastada nii-öelda siis rohu ja muust sellisest lehtpuudest, et nad saaksid ilusasti vabalt kasvada. Siin on näha samuti sellist kultuurihoolduse objekti, kus siis on rohkem rohurinnet ja see on kenasti hooldatud. Maapind on tehtud siin vagudena, on ilusti taimed istutatud, väga hästi hooldatud ja drooniga saab hästi madalalt lennata ja vaadata, kuidas see nähtavus on. Et siin on väga hästi näha valgustusräie käigus maha lõigatud puud. Kõik sellised valged tüvekesed on kased ja mõned remmelgad on siuksed hallikamad. Valgustusraiegagi, kui on väga korralikult tehtud, siis saab teha selle vaatluse piisavalt kõrgelt, 100 meetri kõrguselt ja täiesti rahulikult näeb ära ja on võimalik siis seda tööd hinnata. Siin on nüüd samamoodi sellise segametsaga tegu, kus on näha, et valdavalt on siis kaske ära lõigatud ja antud siis kasvanäjatele puudele sobivamad valgustingimused ja vähendatud toitaine siis konkurentsi. Harvendusraie tehakse juba natukene vanemas metsas, kus siis lõigatakse metsa sisse kokkuveoteed. Siin on 2 tükki näha ja nende kaudu siis veetakse siis materjal, mis sealt lõigatakse välja. Ka on näha, et ilusasti harvendusraie on tehtud. Puude omavaheline kaugus on korrigeeritud ja midagi häirivat ei ole. Kus on siis see kuusa osalus suurem, sealt on siis kased välja raiutud ja muus osas on tehtud siis sellist üldist harvendamist. See on väga ilus segametsa lank, kus on näha samuti sellist väga suure väljaraie protsendiga
valgustusraiet ja kohati, kus on siis jah, sellised kuuse enamusega tukad, sealt on siis lehtpuud rohkem välja lõigatud ja siin keskel ja paremal pool ääres siis on kasega tegu ja see on kenasti harvendatud.